Nelsoni süda põksus kontrollimatult, kui laviini kõuekõmin saatis ärevuslaine läbi tema keha. Tal polnud muud kui suusad, millega põgeneda, ja ta proovis kõike, et lumelainest eemale manööverdada, mis iga sekundiga talle aina lähemale jõudis. Siis ootamatult kadus ta oma partneri vaateväljast, haihtudes valgesse merre võimsate Manaslu mäetippude kohal. Tema hääl värises hirmust, kui Jim Morrison hüüdis oma elukaaslast, kuid ei saanud vastust. Ta otsis meeleheitlikult järsu nõlvaserva, kuhu naine oli kadunud, kuid ei leidnud temast ühtegi jälge. Kuidas sai nii kohutav katsumus juhtuda naisega, kellel oli nii ulatuslik väljaõpe ja kogemus sarnastel tippudel? Ja millised sündmused viisid Nelsoni öövastava kadumiseni? Ühe maailma kõrgeima mäe vallutamisest kuni silmapilkselt kadumiseni. Täna räägin ma Hillary Nelsoni südantlõhestavast loost. Tere tulemast saatesse Extreme. Hillary Nelson sündis 13. detsembril 1972 Seattle'is, kus ta alustas suusatamisega juba 3-aastaselt. Spordiala vastu kiiresti armastust tundma õppides kasutas ta seda motivatsioonina, et liikuda teel, mis viis ta oma põlvkonna üheks tunnustatuimaks seiklejaks. Nelson veetis mitu aastat Colorado College'is Colorado Springsis õppides, enne kui jättis oma elu Ameerika Ühendriikides selja taha ja kolis Prantsusmaale, et järgida oma kirge. Seal veetis ta 5 külma talve Chamonix lähedal, lihvides oma suusatamis- ja mägironimioskusi lumiste mägede keskel. See kodust eemal oldud aeg mõjus pürgivale suusatajale imeliselt ning 1996 aastaks sai temast Euroopa naiste ekstreemsuusatamise meister. Mõni aeg hiljem otsustas Nelson astuda julgesse mägironimise maailma. Varsti sai ta ülemaailmse tunnustuse oma laskumiste eest maailma kõige keerulisematel maastikel. 1999 aastaks oli Nelson sõlminud tulusa sponsorlepingu maailmakuulsa kaubamärgiga The North Face. See avas seikleja jaoks palju uksi ning talle tutvustati mitmeid ettevõtteid, kes pakkusid talle rahastust, et ta saaks osaleda mitmetel kõrgetasemelistel ekspeditsioonidel. Tema oskus ühendada suusatamine ja mägironimine eristas teda paljudest teistest seiklejatest. Ta laskus sageli maailma kõige keerulisematelt tippudelt suuskadel. Varsti hakkas ta püstitama rekordeid ning temast sai esimene naine, kes laskus edukalt tippudelt, nagu Denali, Koiu ja Makalula Kulvar oma usaldusväärsetel suuskadel. Siiski leidis üks tema meeldejäävamaid saavutusi aset 2012 aasta mais, kui temast sai esimene naine, kes vallutas edukalt Everesti ja Lhotse 24 tunni jooksul. Aga ta ei piirdunud sellega. Järgnenud aastatel jätkas Nelson rekordite purustamist, saades 2017 aastal esimeseks inimeseks, kes laskus suuskadel alla Papsura mäest Indias. Enne kui ta tegi sama Dreamline'il, järsul ja varjatud suusanõlval Lhotse mäel Nepaalis 2018 aastal. Kuid 2022 aastal viis tema 50-seltki seiklushimuline loomus ta taas Nepaali, kus tal oli ees üks tema senistest raskematest väljakutsetest. Koos oma partneri Jim Morrisoniga plaanis paar suusatada alla Manaslu tõelisest tipust, mäest, mille kõrgus ulatub muljetavaldava 26 781 jalani. Lõuna-Aasias asuv Nepaal on tuntud oma mitmekesiste ja põnevate ronimis- ning matkamise võimaluste poolest. Nepal on iga mägironija unistus. Iga kuu reisivad tuhanded turistid riiki, lootuses läbida mõningaid maailma kuulsamaid matkaradu, sealhulgas Everesti baaslaagri matka, Annapurna ringi ja Manaslu ringi. Nelsoni ja tema partneri jaoks oli nende südamesooviks Manaslu, ainulaadne mägi, mis asub Mansiri Haimalis, Nepaali Himaalaja osas. Manaslu on maailma 8. kõrgeim mägi ning on tuntud oma keerulise maastiku, varjatud lõhede ja ettearvamatute ilmastikutingimuste poolest. Selle nimi tähendab sanskriti keeles vaimumägi. Kuid rahvusvahelises seiklejate kogukonnas on Manaslul palju kurjem nimi. Tapjamägi. Väike kõrvalepõige selles kaoses. Kui soovid rohkem tooreid, kärpimata lugusid, mida me siin näidata ei saa, siis liitu Extreme'iga Patreonis. Kohtume päris Extreme'is. Nimi Tapjamägi tuleneb kõrgest surmajuhtumite arvust. Sellel raskel tipul on tippu tõusta püüdes elu kaotanud koguni 90 inimest. Need, kes julgevad proovida, võivad sattuda ettearvamatute ja karmide ilmastikutingimuste kätte, mis võivad tekkida peaaegu hetkega,
tuues kaasa hulgaliselt ohte, sealhulgas laviine. Nii et kuigi tehniliselt pole selle mäe ronimine nii keeruline kui Everesti vallutamine, leiavad paljud alpinistid, et selle tipu vallutamine on siiski raskem, sest igal sammul varitseb neid katastroof. Vaatamata oma kogemustele ja mainele kui üks parimaid elavaid mägironijaid, planeeris Nelson põhjalikult nii selle mäe tippu jõudmist kui ka laskumist. Mäest alla suusatamist peetakse üldiselt palju keerulisemaks kui tavalist matkamist või tavalist suusatamist tasasel maal. Sellega kaasneb suurem kukkumiste ja vigastuste oht. See on füüsiliselt nõudlikum ning üks sageli tähelepanuta jäetud risk on niinimetatud tippupalavik, kus inimesed suruvad end tihti üle oma piiride ja satuvad ohtu. Sellegipoolest oli Nelson igati teadlik kõigist ohtudest, millega ta iga kord tipust teele asudes silmitsi seisis ning oli valmis nendega toime tulema. 2022 aasta sügiseks olid Nelson ja Morrison jõudnud Nepaali, et alustada oma tõusu kurikuulsa Manaslu tippu. Neid juhendas mäkkitõusul Shangri-La Nepal Trek, mägironimisfirma, kellel on märkimisväärne kogemus gruppide viimisel Manaslu tippu. Vältides halastamatut talveperioodi, algas nende ekspeditsioon nagu enamik teisi. Nad jõudsid edukalt baaslaagrisse ja veetsid siin septembri keskpaigas veidi aega, et korralikult uue keskkonnaga harjuda, kuhu nad olid sattunud. See kohanemine hõlmab tavaliselt mitmeid märkimisväärseid füsioloogilisi muutusi, nagu hingamismustri muutus ja punaste verelivlede tootmise suurenemine, mis mõlemad aitavad kehal madalama hapnikutasemega toime tulla. Kuigi see oli Nelsonite jaoks tavapärane, ei osanud ta oodata mäel eriti keerulisi ilmastikuolusid. Baaslaagrist liiguks meeskond ülespoole veel 4 laagrisse, enne kui nad lõpuks tippu jõuavad. Iga laagrivaheline teekond võttis umbes päeva, sest need erinevad nii maastiku raskusastme kui ka vahemaa poolest. Suurema osa ekspeditsioonist saatis neid pidev lumesadu, mis oli sellel aastaajal ebatavaline. Kui nad jätkasid baaslaagris aklimatiseerumist, siis ilm eriti ei paranenud ja lumi sadas edasi. Niivõrd, et teised ekspeditsioonid otsustasid tagasi pöörduda. A.J. Nelson ja Morrison ei lasknud end kehvast ilmast eriti häirida ning otsustasid edasi liikuda. Septembri lõpuks oli Manaslu mäel olnud 15 järjestikust päeva lumesadu. Paljud tol ajal mäel viibinud pealtnägijad väitsid, et lumi oli surmatsooni lähedal kuni 4 või 5 jalga sügav. See on termin, mis viitab mägede kõrgustele, kus hapnikurõhk on liiga madal, et inimene suudaks seal pikemat aega ellu jääda. Tingimused polnud septembri lõpuks paranenud, kuid Nelson ja Morrison tundsid, et on piisavalt turvaline oma teekonnaga jätkata. Võib-olla arvasid nad isegi, et mida rohkem lund sajab, seda parem saab olema suusatamiskogemus. Hiuna tippu jõudmise võimalus oli sel hooajal vaid mõne päeva pikkune. Otsustasid paar ja nende meeskond teha viimased ettevalmistused Manaslu tippu jõudmiseks. Kuna mitmes laagris oli wifi, hoidis Nelson oma jälgijaid kursis sotsiaalmeedia postitusega, mille ta jagas septembri lõpus. Ta rääkis oma kogemusest lähemalt ja kirjutas: selg kummargil ja pea maas. Ma ei ole Manaslu mäel tundnud end nii kindlalt kui varasematel seiklustel Himaalaja hõredas õhus. Need viimased nädalad on pannud minu vastupidavuse proovile uutel viisidel. Ta avaldas, et tema meeskond oli varem proovinud tõusta 3. laagrist 4., kuid otsustas, et see on liiga ohtlik, lisades: mul on raske leida mäelt rahu ja inspiratsiooni, kui see on pidevalt udusse mattunud. Seejärel oli meeskond sunnitud 3. laagrist suuskadega alla laskuma, kuna tingimused halvenesid jätkuvalt. Teades, et nad teavad lähiajal kogu tee mäest üles tagasi minnes suuski kaasas kandma. Lõpuks läks ilm piisavalt selgeks, et meeskond jõuaks 4. laagrisse. Ja lõpuks 26. septembri varajastel tundidel, kui öötaevas valgustas poolkuu kuma, hakkasid nad liikuma baaslaagri turvalisusest ülespoole mäkke. Kuna ilm jätkas alpinistide meeleolu langetamist, liikusid nad aeglaselt edasi, tõustes kõrguva tipu poole. Tipu tõusmise esimesed etapid on tavaliselt hallatavad minimaalse varustusega. Kuid kui nad aeglaselt Manaslu tippu liikusid, pidid nad kasutama kogu oma väljaõpet, sest iga kõrguse kasvuga muutus tõus järjest raskemaks ja nõudlikumaks. Lumi ja tavapärasest tugevamad tuuled jätkasid Nelsoni ja kogu meeskonna kiusamist. Kui nad olid teatud piirist möödas, muutus maastik oluliselt raskemini läbitavaks ning nad pidid järskudel nõlvadel üles ronimiseks kasutama fikseeritud köisi. Kui nad olid vale tipust üle saanud, oli lõpp Nelsonile juba silmapiiril ning nad olid vähem kui 70 meetri kaugusel Manaslu kõrgeimast punktist. Kuid enne seda pidid nad ületama veel ühe viimase takistuse.
terava karniisidega lumiharja, mis kujutas meeskonnale mitmeid ohte. Ohutuse tagamiseks kasutasid nad taas fikseeritud köisi, mis olid ronijatele nii turvaköieks kui ka redeliks. Lõpuks laupäeval 26. septembril 2022 umbes kell 10:42 jõudsid Nelson ja tema partner Morrison edukalt Manaslu mäe tippu. Paaril pidi olema rõõmuhetk, kui nad hakkasid laskuma Nepali poole, olles üle 26 700 jala merepinnast kõrgemal. Nad seisid hetkeks ja nautisid kõike seda. Kuid ilm ei olnud nende poolel ja nad olid sunnitud oma teekonda jätkama. Nüüd oli aeg tõeliseks väljakutseks, mäest alla suuskadel laskumiseks. Nelson ja Morrison vahetasid kiiresti oma varustust ning peagi pärast tippu jõudmist alustasid nad laskumist tagasi alla. Aga just siin võtab meie lugu traagilise pöörde. Tunnistajate, sealhulgas nende ekspeditsiooni korraldaja Jabon Gimirioni sõnul, laskus Morrison mäest alla eesotsas. Nelson järgnes talle lühikese vahemaa kaugusel. Nad plaanisid suusatada ümber tippuharja ja kohtuda uuesti ülejäänud Sherpadest koosneva meeskonnaga. Kui nad mäest alla laskuma hakkasid, libisedes üle kergelt kinni tallatud lume, valdasid neid tõenäoliselt adrenaliin ja rõõm. Kuid see ei kestnud kaua. Vaid hetked pärast seda, kui nad hakkasid mäest alla laskuma, seisid nad silmitsi hirmuäratava katsumusega, mis jättis Nelsoni oma elu eest võitlema. Vähem kui 10 minutit hiljem oli ta Morrisoni silmist kadunud ja nende julgest seiklusest oli saanud ajaga võidukäiv päästeoperatsioon. Emotsionaalne koormus, mille põhjustas sündmuste ootamatu pööre, oli selgelt tajutav, kui meeskond liikus eduka tippu jõudmise eufooriast üle kiirele ja hirmutavale ülesandele leida Nelson. Koheselt kutsuti sündmuskohale päästeteenistused, kes alustasid lume seest Nelsoni otsimist. Juna päästeoperatsioon toimus keerulistes tingimustes ja kauges piirkonnas, kus mobiililevi oli nõrk. Hakkas internetis levima mitu vastuolulist teadet. Levisid 3 teooriat, mis kõik püüdsid selgitada, mis Nelsoniga mäel juhtus. Alguses väitis Himalayan Times, et mäel viibinud anonüümse allika sõnul, et ta kukkus üle 24 meetri sügavasse lõhesse vahetult Manaslu tipu all. Kuid Jabon Gamire, Shangri-La Nepal treki tegevjuht, lükkas selle kiiresti ümber. Gamirei sõnul, kes oli rääkinud inimestega, kes viibisid mäe baaslaagris, kaotas ta suusa enne, kui libises suurelt kaljult alla ja kadus silmist. Kuid internetis ilmus välja 3. teooria, mida jagas Brasiilia ultrajooksja Fernanda Maciel, kes samuti ronis samal päeval Manaslu mäele nagu Nelson. Väites, et oli Morrisoniga rääkinud, pakkus ta välja, et Nelsoni viis tegelikult mäetipu lähedal jalust väike laviin. Selle loo lükkas alguses ümber ka Gimire. Siiski tunnistati see peagi tõeks. Mäetipul aset leidnud sündmused selgitas hiljem välja Morrison, kes meenutas seda õõvastavat juhtumit. Kui ta ühel hetkel oma partnerist ette suusatas ja pärast mõnda pööret tagasi vaatas, et Nelsonit jälgida, juhtuski tragöödia. Kui ta mäest alla laskus, hakkas pehme lumi tema jalgade all järgi andma ja vaid mõne sekundiga sattus ta väikese laviini keskele. Nelson püüdis rahulikuks jääda, kasutades oma väljaõpet lootuses püsti jääda, kuid kiiresti laskuv lumekate oli liiga võimas ja see lõi suusad tema alt ära. Silmapilkselt veeres ta nüüd mööda mäge alla. Morrison ei saanud muud teha, kui õudusega pealt vaadata, kuidas laviini jõud koos gravitatsiooniga tema partneri ülevõimust võttis. Kuna ta oli veidi eespool, õnnestus tal lumme kinnijäämist vältida. Selles Manaslu piirkonnas polnud looduslikke takistusi, mis tähendas, et tema keha ja suusad mattusid peagi õhukese lumekihi alla. Päästetööd algasid kohe ja otsingutes kasutati helikopterit. Morrison üritas meeleheitlikult laskuda mäe lõunaküljele, et leida oma partner. Kui Morrison hakkas laskuma suuskadel nõlvast alla, kuhu tema partner oli kadunud, muutus maastik kiiresti ohtlikuks, sest seal polnud rada, erinevalt küljest, mida nad olid kasutanud tippu jõudmiseks. Otuude ja halveneva ilma tõttu oli Morrison sunnitud oma otsingut peatama, kuni päästetöötajad sündmuskohale jõudsid. Päästemeeskonna otsinguid takistas veel üks laastav laviin, mis toimus mäel peaaegu 7000 meetri kõrgusel merepinnast, nõudes ühe Sherpa elu ja vigastades paljusid ronijaid. Halb nähtavus ja halvenev ilm tegid Nelsoni otsimise peaaegu võimatuks ning tema ellujäämisvõimalused vähenesid iga mööduva tunniga.
Kui öö laskus mäe kohale, oli otsingu ja päästeoperatsioon sunnitud koidikuni pausi tegema. Olles sunnitud halva ilma tõttu oma partneri maha jätma, suusatas Morrison esmaspäeva õhtul turvaliselt tagasi baaslaagrisse, lootes, et tema partner oli kuidagi kukkumisest ellu jäänud ja leidnud varjualuse. Järgmisel hommikul umbes kell 7 astus Morrison helikopterisse ja nad kammisid läbi mäetipu lõunanõlva, lootuses leida mingigi jälje Nelsonist. Kuid taas tulid nad tühjade kätega tagasi. Hiljem samal päeval märkas teine helikopter umbes 21 000 jala kõrgusel merepinnast mitut eset, mis näisid olevat riided ja isegi suusad. Kuid taas tegi karm ilm tõendite lähemaks uurimiseks olukorra keeruliseks ning nad olid sunnitud veel kord taanduma, kuni tingimused paranesid. Seda tohutut mäge meeleheitlikult läbi otsides seisid Morrison ja päästemeeskonnad silmitsi arvukate viivitustega ning neil oli raskusi vajalike lennulubade hankimisega Manaslu kaitseala piirkonnas tegutsemiseks. Lõpuks, 28. septembril võimaldas ilm helikopteril naasta piirkonda, kus Suuski oli varem märgatud. Morrison koos 2 Sherpaga lähenesid aeglaselt asukohale. Kui nad lähemale jõudsid, valdas Morrisonit kõhus halb tunne ja ta teadis sisimas, et võib-olla peab ta silmitsi seisma kõige hullemaga, mida ta tõenäoliselt oli eitanud. Siis nägi Morrison midagi, mida ükski mees ei peaks kunagi nägema. Manaslu lõunanõlval lebas Nelsoni elutu keha jäässe mattununa. Südamevalus ja leinast murtuna puhkes Morrison pisaratesse, kui ta vaatas oma surnud partnerit. See, mida nad olid lootnud olevat otsingu ja päästeoperatsioon, oli nüüd muutunud otsingu ja päästeoperatsioonist säilmete väljatoomise operatsiooniks. Meenutades juhtunu laastavat mõju, avaldas Morrison, et ta oli sunnitud oma partneri jäänused lumest ja jääst välja kaevama, mis võttis väikesel meeskonnal peaaegu 2 tundi. Sealt viisid nad Nelsoni surnukeha lühikese vahemaa võrra mäest ülespoole, kohta, kus tema jäänused sai helikopteriga Katmandusse toimetada. Südamlikus postituses sotsiaalmeedias jagas Morrison austusavaldust oma elukaaslasele. Lõpuks kirjutas ta: "Minu kaotus on kirjeldamatu ja ma keskendun tema lastele ning nende edasistele sammudele. Nüüd juhib tema energia meie ühiseid hingi. Rahu olgu meie kõigiga." Pärast oma partneri traagilist kaotust pidi Morrison järgmistel päevadel ja nädalatel võitlema kontrollimatute süütunde, kurbuse ja südamevaluga. Kui ta öösiti ärkvel lamas, pidid tema mõtted olema täis küsimusi. Kas nad oleksid pidanud tagasi pöörduma, kui ilm halvenes? Kas ta oleks saanud teha rohkem, et päästa Nelsoni? Kuid lõpuks oli ta nüüd sunnitud silmitsi seisma tema enneaegse surma reaalsusega, jättes maha 2 last. Nelsoni pärand elab edasi paljude teiste seiklejate eludes, kellega ta aastate jooksul kogemusi jagas. Emily Harrington, kes kohtus Nelsoniga Everesti ekspeditsioonil, meenutab, kuidas nad moodustasid kohese sideme, mis viis neid läbi paljude rikastavate kogemuste. Rääkides oma sõbra karismast, kirjutas Harrington: "Ma ütlen teile, et sellest tragöödiast hoolimata oli Hillary jõud, keda tuleb mäletada. Mitte selle õnnetuse või isegi nende päris mägede pärast, mida ta vallutas ja millest ta nii oskuslikult alla suusatas. Vaid selle eest, et ta sillutas kartmatult naistele selles valdkonnas teed, et nad võiksid olla need, kes nad tahavad olla." Ta kirjutas Instagramis: "Ta murdis piire ja purustas ootusi ainulaadse graatsia ja visaduse kombinatsiooniga, mida omab vaid tõeline liider." Nende ronimiste hirmuäratav olemus ja nendega seotud riskid said veelgi enam rõhutatud pärast järjekordset traagilist juhtumit Manaslu mäel, mis juhtus vaid mõni päev pärast tema enneaegset surma. 2. oktoobril toimus veel üks laviin, mis liikus lõpuks mäest alla ja paiskus baaslaagrisse. Selle juhtumi videod on tõeliselt šokeerivad ja paljud inimesed otsustasid, et risk ei ole seda tasu väärt. Paljud ekspeditsioonid otsustasid tagasi pöörduda, lõpetades 2022. aasta hooaja järsult ja varakult. Nelsoni saavutused suusaalpinismis jäävad paljudele tulevastele sportlastele üle maailma inspiratsiooniks. Aga kui me järele mõtleme, siis ta oli lihtsalt naine, kes läks koos oma elukaaslasega toredale puhkusele. Tahad kanalit toetada? Liitu, et saada eksklusiivseid eeliseid. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos. Ole julge ja ela vapralt!